see pedoment mingi aeg rääkis küll meie diskis, see pedoment lubas meile saata need videod, et me saaks neid nagu streamis järgi vaadata nagu for free. Et lihtsalt inimestel oleks nagu rohkem knowledge'it vaata. Aga ma ei tea, nad ei ole siiamaani saatnud. Alguses ei olegi heli või? Kuna see heli algab siis. Mis vend see on? Nüüd hakkab. See on mingi pedoment, kes mingi pikali vedeleb või? Mask peas. Pedoment mask peas põksub minna, pikutab siin põrandal lihtsalt. Mida vittu ma vaatan? Täitsa putsis. Mida ma vaatan? Vend paneb parmu roleplay'd lihtsalt. Tere õhtust, peremees. Kellega on au kohtuda? Tere, kallid pedomendirahvas ja loomulikult head naistepäeva kallitele naistele. Täna me oleme kogunenud siia Tartusse. Sassi lasteaia kõrvale Aleksandri tänavale, et kohtuda sellise peremehega nagu Rain Tori. Tegu on 30-aastase mehega, kes tuli kohtuma siia 14-aastase tüdrukuga. Veits vaikne on, aga... Natukene tutvustame, millise härraga meil tegu on. Nii. On see safe üldse või? Ta kirjutab, no alla 16-aasta noorukiga on ju Eestis karistatav. Türa, ma olen kinni ju. Huvitav, mille eest? No ma ei tea. Siis pead küll emalt mingi paberi kaasa võtma, muidu ei julge. Läheme natukene edasi. Siin läheb natukene vürtsikamaks, ütleme niimoodi. Soovid kaisu tulla? Tahad, et tuleksin? Jah. Mis kaisus teeme? Sooviks su rinda mudida ja tore oleks, kui sina ka mind kaisu võtaks. Mis sa veel teha sooviksid? Nii. Siin kirjutab ka Rain, soovid mõnusat seksi ka, kaunitar? Kuidas see? Kui sa mu peale tuled ja ratsutad mu peal, täpselt. Kui sa mu peale tuled ja ratsutad mu peal, kuidas see või? Täpsemalt. Võtad mu kõva riista, suunad selle oma augukesse ja hüppad mu peal, smile. Võtad mu kõva riista, suunad selle oma augukesse ja hüppad mu peal. Sigma. Meeldib Eks küsimärk. põhimõtteliselt meie kallis Rain, ta on väga kiimas poiss. Ta tahab alati kaisu, alati räägib, kuidas ta 14-aastast lakkub, musitab. Aga vaatame, mis ta päriselus meile tegelikult räägib. Me filmime seda kõike, teadvustan praegu teile, see on selle jaoks, et pärast ei oleks kellelgi mingeid ühtlusi. Ma tean täpselt seda. Okay, aga mida ma valesti tegin, ma tegin hea. Mis teil nagu plaanid olid? Mitte midagi, lihtsalt. Okay. Ja kahjuks... Mingi vend trollab lilledega siin või? Jah, see autokol, jah. Mis siin toimub praegu? Kas te teate, mis on Eestis seksuaalse enesemärtamise? Okay. Ja see on... Ma juba nägin õlle. Mis teil nagu plaanid olid? Mitte midagi, lihtsalt. Ja kahjuks, jah, see autokol, jah. Kas te teate, mis on Eestis seksuaalse enesemärtamise? Põmm! Mis arvate, mis õlt see on? Ma arvan, et see on Aleksandri purk. Okay. Ja see on... Või arvate, et hull lõun või? 16 oli. Mis vend see veel on? Türa, kus neil on mingi karaktereid juurde tekkinud või? See on mingi politsei mütsiga mees või? Mis vend see on? Neil on mingid vapsee, seal on mingi story juba ju. Plaane, mul ei olnud. Okay. Aga kas te oskate nagu selgitada, miks on nagu keelatud Eestis, miks on see nagu piir pandud, see seksuaalse enesemärtamise piir? Mis vend see on? Mis vend see on? Lilled peos põksub lihtsalt kaamera ees. Seda vanuse piiri. Nagu... Alaealistega ikka. Perse lihtsalt. Kas tahate äkki istuma maha, võib-olla on teil parem nagu? No ei ole. Okay. Aga kas te äkki nagu räägite mingi hetkest sõnumitest? Pedomiilits on too, jah? Näitame siit natukene. Kestled ka natukene. Ta võiks ise... praegu oleks ideaalne. Lihtsalt mõtteks, kui siin pedomeint vaatab, eks ole. Lihtsalt mõtteks. Järgmine kord võib-olla jälle siuke standardpakett, proovige ta ise lugema saada, et väike roleplay tekitada, et nii, et ta ise loeb enda teksti ja siis see naispedoment loeb siis enda teksti. Ma arvan, et see oleks ka päris hea siuke roleplay.
Need on jah, pekkis sõnumid. Okei, kas teil on esimene kord muidu? Jaa, see on esimene. See oleks päris hea. Aga kus siis järsku tuli niuke nagu mõte? Väga halb mõte tekkis, jah. Aga kus see tuli nagu? Noh, üksimsest. Okei, kas teil nagu enda vanuste naistega pole lööki või? Oota, vana see vend oli üldse? Nad ütlesid ka alguses või? Mingi 30 või? No kahjuks ei ole küll, jah. Ja ma aimasin juba ette, et midagi sõprast võib tulla, aga jah. Kui kaugele ma soovin, mida veel, kui kaugele minna võin, kuhu tahad alustuseks suureks, liiguks alla poole, kuhu su rindadeni. Okei, ja siis otsustasite kohale ikkagi tulla? Kahjuks küll, jah. Okei. Ma ei tea, nagu siin mingites sõnumites on, mäletate kõiki neid sõnumeid ilusti? Üks küll, jah. Okei. Kas te saaksite mõned sõnumid ette lugeda näiteks ja põhjendada, miks te kirjutate? Nagu alustame näiteks siit. Mine ja putsi. Lugege palun ette. Ma alla 16 aastat on Eestis karistatav. Ma olen kinni ju. Et jah, et ma teadsin ju, et midagi sellist ma ju ei teeks, aga ikkagi tahtsin nagu kokku saada, jah, aga lihtsalt kokku saamise eesmärgil mitte midagi nagu, mitte midagi ei oleks teinud. Aga näiteks nendest siit, et... Aga mis point on neid asju üldse kirjutada, kui teil pole nagu päris elus neid nii-öelda plaan teha? Jah, väga ei ole miks te üldse kirjutate neid asju siis? Väga ei ole jah, point kirjutadagi. Ma saan oma veast täiesti aru, jah. See pedomiilit siin taga on nii tabeli oli see, ma ei tea, kes see vend on, aga you keep doing you lihtsalt. Vaatame näiteks seda siin. Palun lugege see ette. No jah, kas soovid seksiga kaunitar ja kui sa peale tuled ja ratsutad ja täitsa nagu jah. Ma vaatan, et teid väga nagu huvitas see ka, et tüdruk on nii-öelda süüt. Et miks teid nii väga huvitas, kui te olete ise 30-aastane mees? Ei huvitanud sa eriti. No aga tegelikult huvitas ju. Miks te valetate? Et meie nagu politsei pole, et me nagu politseid teile ei kutsu, et me nagu laseme teil seda lihtsalt koju minna. Miks on vaja sellist asju üldse korraldada? Ega tegelikkuses ei ole küll. Ma saan täiesti jah, aru enda veast. Aga jõuame äkki sinna, et miks see nagu mõte tekkis või üldse, miks me täna siin oleme? Oma sõnadega nagu alustame kuskilt algusest lihtsalt, et ütleme, et kui see video nüüd jõuabki Eesti rahvanit, siis teil on praegu võimalus ennast kaitsta, ennast väljendada ennast. Ja vend siiamaani on selja taga lilled peos ja põksub. Nii-öelda lahti mõttest enda nii-öelda see vaatamõõt lahti seletada. No jah, eks see nii-öelda lahti mõttest enda nii-öelda see vaatamõõt lahti seletada. Tal on kaldkriips E-Roses on peal lihtsalt. Siis tuleb parem uni ka, kui kas siis sina või mina hoiaks teineteist kaisus ja jääks magama. Kui sa lubad, mis sa mul kaisus olles teha lubad? No jah, eks see üks Peput tohin silitada. Indus on jaa, siuke teema jah. See on nii mental, et 30-aastane mees kirjutab siukest teksti nagu. Nüüd te saate aru, et see on vale. See on täiesti vale asi. Nagu, et sa üldse kirjutad siukest teksti nagu. Ma ei kujuta ette, nagu kellele, nagu mis situatsioonis sa üldse kellelgi peaks midagi sellist kirjutama nagu. Ja. Kokku saame, esimene pildil on puuditus, mis paneb mõlemad käima, teisel mõnus suudus, kolmas pilt, kus no neiu võtab mehe au suhu endale ja neljas pilt koera boosis. Ma ei tea, kust nad leiavad neid inimesi lihtsalt. Ma ei saa aru, kust nad leiavad siukseid inimesi. Ma ei tea, kuna kõik asi peab turvaline olema ja su ema ka teadma, sest ma ei taha endale probleeme. Ka see jõuaks nagu teiste vanemate inimeste pähe, et... Või ma küsin, ma ei ole tutvunud nende paberitega, kui vanad üldse olete? 30. 30. Ja neiu siis ütles teile, kui vanad olete? Kui vanad... Ei no peaasi temps teab. Ei no türa, ma ju küsisin su emalt luba ju. Come on. Ja ütles küll, jah. Ja mis ta teile vanuseks ütles? 1.14.
ja te teate, mis on hetkel seksuaalse enesemääratlemise eapiir Eestis? jah, 16 küsiti. Okei, ja või ma küsin, te ei pea täpselt ütlema, aga Koerapoos. Tartusse tulekuga läks, kui te ei ole Tartust pärit? Bussiga tulin 3 tunde. Okei. Oota, kuhu teil plaan minna oli? On teil, ütleme, teil ei ole mingit sellist välja kirjutatud mentaalset raskust, mitte midagi? Ei ole. Kas teil on välja kirjutatud mentaalne raskus? Ei ole. Ja oled retard või ei ole, ütle ära. Oled retard või ei ole, ma küsin sult. Ehk siis põhimõtteliselt te annate endale aimu kõigest, mis te praegu... Namm, aitäh sulle, 66 kuud. Ma annan endale aimu ja see on täiesti vale käitumine. Te ütlete, et see on vale käitumine, aga ma küsiks siis võib-olla sellise nurgalt, et mis on vale? Et see, et üldse nagu seksiteemadel nagu rääkida ja üldse nagu alaealistega nagu kokku saamine ja see on täitsa nagu vale. Aga läheneme sellele asjale sellist pidi, et... Ma ei tea, nagu ta ju saab, nagu samas vaata, kui ta nüüd räägib, siis ta nagu... Ma ei tea, mulle nagu tundub, et ta nagu saab aru nagu. Noh, kui sa, nagu kuidas sa nii nagu down bad saad olla või nagu ma ei saa aru lihtsalt. No see lihtsalt ongi nii hull haigus või? See vale on. Selle peab ju mingi põhjus olema, miks see on nii-öelda ühiskondlikult siis... Põla all. Jah, põla all, jah. Et miks ei ole... Miks Eestis on enese määratlemise eapiir 16 eluaastat ja miks nii-öelda... Tundus lebokas. Endast nooremad, nii palju nooremate tüdrukutega siis ei tasu suhelda. Või poistega. Või poistega. Vaata seda venda siin taga jälle lihtsalt. Vaata seda vendana. No mine putsi lihtsalt. Määratlemise eapiir 16 eluaastat ja miks nii-öelda endast nooremad, nii palju nooremate tüdrukutega siis ei tasu suhelda. Või poistega. Või poistega. Suitsu tuleb see? Jah. Et siin peab olema ikkagi mingine põhjus, miks targad mehed kuskil puki taga tegid sellise seaduse muudatuse, sest et varasemalt, nagu me kõik teame, oli see enesemääratlemise eapiir 14 ja siin nüüd äkki aasta-2 tagasi. Mingi just sellest aastast jõustus see otsus. Sellest aastast? Jah. Et võib-olla lihtsalt küsiks siis, miks teie arvate, et selline seaduse muudatus... Tule meest natuke, lase mööda. Ja miks nii-öelda see praegune kohtumine, mis siin on kehva? Ja miks ei ole nii-öelda normaalne ühiskondlikult siis... Et miks te arvate, et miks just 16 aastane? Et kas see võib olla arenguga seoses? Et mis see põhjus on? Ma ei tea, aga võiks olla 18 peale. 18, aga jälle küsiks, mis see nii-öelda... Et nagu siis, kui Eesti Vabariigis saab ju inimene täisealiseks nagu 18-aastaselt, et nagu alles siis võiks nagu midagi teha, mitte 14 ega mitte 16. Ütleme, miks kasiino 21 on, miks alkoholi võib 18 aastat taritada? Seda ma ei oska kahjuks. Aga ma äkki siis natukene võib-olla ütlen niimoodi, kindlasti koolis olete kokku puutnud sellega bioloogiatunnis, aga põhimõtteliselt see nii-öelda tuum on selles, et tema aju lihtsalt areng ei ole piisavalt kõrgel tasemel, et täpselt aduda seda, mis otsuseid ta nagu teeb. Selles on nagu see point, et nagu 14-aastane ilmselgelt, nagu temal on vaata asi on ka veel selles, et ta võib-olla praegu nagu võib arvata, et see on okei, vaata, normaalne, tore. Ja kas või mõned aastad veel edasi, aga näiteks kunagi, kui ta saab suuremaks ja ta nagu aru saab, mis juhtub, siis ta nagu võib tunda nagu, sellest võib tal väga suur trauma tekkida, et nagu ta tunnebki, et nagu pärast, et teda kasutati ära ja nii edasi, sest nagu, tegelikult see, oleme ausad, see ei ole ju normaalne, et 30-aastane mees 14-aastase tüdrukuga kohtub või mis iganes. Kas teil endal lapsi on? Ei ole kahjuks. Aga millal teil viimati siis nii-öelda naine oli, kui küsida võib? Ei, väga ammu. 2 aastat tagasi. Ja te tunnete ennast siis väga üksinda selle? Kahjuks küll, jah. Kas siis hetkel see ma küsiks nii palju, et kas hetkel see põhjus, miks te täna siia kokku tulema tulite, on see, et teil ei ole seksuaalset atraktsiooni siis nii-öelda kõigile alaealistele lastele, aga lihtsalt kuna te olete üksildane, kuna teil ei ole partnerit, siis te mõtlesite, et kuna te ei saa nii-öelda enda vanuseid kätte võib-olla? Ei. Aga... Ei, seksuaalselt kindlasti mitte, ei. Ei no, ja see seksuaalne... Lihtsalt kokku saamise eesmärgi. Okei, mitte millegi muu eesmärgi. Okei, ehk siis... Papid liiguvad vähemalt, punased marpsid, värgid, särgid, ei ole midagi öelda. Nojah, see on ka... Et mis see põhjus võib olla, kas te oskate öelda? Te enda sõnadega, kuidas teie arvamus on, mind nagu huvitab see? Jah. Ei, sest meie point ongi see, et me saame aru, et te olete täna siia tulnud, te olete libastunud, te olete midagi mõelnud ei, see...
pedomendi tüüp seal too pani punast marpsi minu mõist, kui ma õigesti nägin. üritamegi välja selgitada, et kas teil on, ütleme, lapsepõlves midagi valesti läinud. Nagu, mis on see nii-öelda põhjus, miks te siia tulite? Selles mõttes tahakski teie sõnadega aru saada, mis see põhjus on, sellepärast, et sellel on nii palju tegureid, miks inimesed selliseid asju teevad. Võib-olla lapsepõlves midagi valesti olnud läinud. Ütleme näiteks, et paljusid selliseid inimesi näiteks ise on ahistatud või midagi tehtud nendega. Täpselt nagu te praegu rääkisite, et te ütlete, et teil ei ole nii-öelda partnerit ja te olete partneri otsingul ja te ei ole siis enda vanust eakaaslast leidnud ja te ütlete, et see on see põhjus, miks te siis nii-öelda andsite alla ja mõtlesite, et te tulete seda teed pidi siia. No see põhjus ongi, et nagu juba lapsepõlvest tulnud, et koolis nagu koolivägivald, nagu mida olen tundnud ja Mis koolivägivalda te tundnud olete? pigem vaimselt poolt. Ehk siis teid kiusati koolis vaimselt. Ja kuidas see väljendus oskate? Mind koolis kiusati, siis nüüd selle pärast käin mingi proovin alaealistega seksida. Mida vitte, mis mäda jutt. Ja sealt on see nagu tulnud. See on nii räige pask jutt nagu. Siis võib-olla täpselt lahti mõtestada, et kuidas see sealt tulnud on, kui see on ainukene põhjus. Alandatud ja väärkoheldud, nagu vaimselt väärkoheldud rohkem. See on nii räige mäda jutt. Ei ole. Aga kuidas see praegu tõlgendub sellesse, et me siin oleme, kui teid koolis on kiusatud? Kuidagi on nagu ühiskonna poolt nagu eemale jäänud ja... Nii et nagu tunnete nii-öelda ühiskonnast nii-öelda ennast eemale tõrjutuna kuidagi või? Ja olen ka ise selle teinud, et ma olen... Näita, mis head kotis on parem. Canceldanud nagu nii-öelda. Cancel mida? Et nagu ei julge ise nagu suhelda inimestega ja siis põhimõtteliselt 14-aastane, temaga oli lihtne suhelda ja... No kahjuks jah, nii moodi läks. Aga nagu näiteks, kuidas teil nagu üldse nagu alguses tekkiski see idee, et hakkaks nagu suhtlema temaga? No jah, Instas hakkas ta mind followma, siis ma lihtsalt kirjutasin ja see jutt sealt hakkas motiveerima. Okei. Ja kuna teil nagu tekkisid nagu... Kas te olete kellelegi kirjutanud, kes Instas mingi laikib teie pilti või? Ei, nagu ma mõtlen nagu, et kas see on nagu mingi standard teema või? Nagu ma mõtlen, ma ise küll ei ole kunagi, vähemalt ma ei mäleta küll, et ma oleks kunagi, kui keegi mingi laikib mu pilti, et ma oleks mingi, et läheks kepiks või midagi. Nagu mida vittu? Ei, kohe kindlasti mitte. Ma lihtsalt mõtlen, et kas see on nagu legit teema või see... Et meil on nagu kõik chatid olemas, et see... Ja siin ei ole nagu mõtet midagi tagasi jääda, et kõik need Instagrami meestud, jah, kõik on kirjas. Aga selles mõttes meil ei ole võimalik... Mingi hei, tibuke. Nägin, et laikisid. Nägin, et panid mulle reidis 5. Aga mis te nagu... Mõtlesin, et seksiks äkki. Mis te peale seda vestlust meiega, mis teil oleks miskik ette võtta või kuidas edasi toimub? Koera boosis. Suhelda ikkagi väheste inimestega ja suhelda täiskasvanutega. Mitte väheste inimestega, et te võite oma vanustega... Ei, mitte nagu seda, aga jah, et... Kas te selle all ütlete, et alaealistega... Jälle see vend oma lilledega seal tagaliselt. Alatoon tuleb naturaalselt, mida ei saa tagasi hoida. See vend türa täitsa saab. Kindlasti saab. Ja sellega tuleb nagu tööd teha. Aga kas te arvate, et te suudate ise selle kallal töötada või teil on vaja personaalset abi? Ma suudan ise sellega töötada, sest see... Jah, ma olen see on norm vend. Kuu näite sulle 39 kuud. Kes me oleme? Hype! See nimi oli siis... Pedoment. Aga kuidas me saame kindlad olla, et ise endaga töötate? Sest ma ei taha enam sellist seltskonda nagu enda elus rohkem näha. Ma sain aru, et ma tegin vea ja sellest tuleb hoiduda lihtsalt. Aga siin ongi vaata see, et meil ei ole lihtsalt mõistlik siin kaameratega hüpata mingit vaatamiste pärast seda videot teha niimoodi, et te tulete kohale, te seletate midagi, me seletame midagi. Me tahame reaalselt, et nii-öelda ühiskond muutuks ka, et te saaksid, kui teil on mingi probleem, sellepärast ongi, miks ma üritan praegu rääkida või kuskilt läheneda mingi nurga alt, ongi see, et te saaksite ise aru, mis te valesti tegite, kuidas te saaksite asja muuta, et sellist asja rohkem ei muutu, sellepärast et tegelikult on ju noorte tüdrukute elud kaalul. No täpselt, et praegu läks hästi, et midagi juhtunud, me ei tea, kui oleks me ei hakka nii-öelda siis mõtlema selle peale ka, mis oleks juhtunud, kui päriselt oleks siin 14-aastane tüdruk, sest et see on lihtsalt meie ettekujutuse teha juba ja see on täiesti mõtet, aga lihtsalt üritamegi praegu aru saada sellest, et nii-öelda dokumenteerida seda, et ühiskondlikult on selline probleem ja
kindlasti on mingid teadlased, arstid, professionaalid, kes siis tegelevad selle nii-öelda fenomeniga, kes siis uurivad selliseid inimesi. Ei, piletid ei ole loositud. Striimi lõpus. Ma ei hakka siltistama, ma ei hakka absoluutselt mingit silti külge panema. See on see põhjus, miks ma nii-öelda ei ütle sõnu, mida ma nii-öelda ühiskondlikult võib-olla pannakse sellist inimeste külge, sellepärast, et see ongi nii keeruline teema. Mingi selline formaat sattus ette, kus 2 pedo pandi 1 või 1 tegema, põnev idee saate tegijatele või? Väga hea variant jah, et paned 2 pedo, paned üksteisega kaklema ja kes kaotab, viiakse menti. Väga hea mõte. Siin on nii-öelda sealt saaks isegi saadet edasi veel viia. See lapsepõlvetegur, mis iganes. Miks mina täna siin... Et viime mingi, kogume 10 tükki kokku, viime nad Naissaarele ja viimane, kes ellu jääb. Ma ei tea, mis me temaga teeme siis. Seisan ongi see, et meie saaksime aru, miks see juhtus ja teie saaksite aru, et see juhtus. Ja teie saate koju minna, selle üle järgi mõelda, endal abi leida ja samamoodi meie saame siis nii-öelda edaspidi pakkuda enda videotega, kuidas ma ütlen, võib-olla õppematerjali nii-öelda siis teistele inimestele, kes saavad analüüsida seda ja siis lahti mõtestada ja selle põhjal järeldused teha, et kuidas sellele probleemile läheneda. Et siis... Ja. Hetke momendil tundub, et te andsite alla väga varaselt. 2 aastat mitte leida enda vanust partnerit ja siis järsku pöörata alaealistele. Oot. Pedomiilits on võimeline suhtlema ju. Te lihtsalt ei olnud kannatlik mitte mingilgi määral. Te leidsite, et te ei vääri enda ealist partnerit peale 2 aastat. Isegi 10 aastat on normaalne. Te peaksite lihtsalt otsima. Need lilled on sulle, head naistepäeva. Ja siis annab lõuga. Aga nagu, kas te nagu aktiivselt... Oota, mis siin just juhtus? 2 aastat mitte leida enda vanust partnerit ja siis järsku pöörata alaealistele. No, see on te lihtsalt ei olnud kannatlik mitte mingilgi määral. Te leidsite, et te ei vääri enda ealist partnerit peale 2 aastat. Isegi 10 aastat on normaalne. Te peaksite lihtsalt otsima edasi ja mõistma. Aga nagu, kas te nagu aktiivselt ka nagu proovisite leida mingeid nagu lahendusi sellele nii-öelda üksindusele, mida te tundsite? Kuidas te näiteks seda tegite? Käisin väljas sõpradega, Tinder. Okei. Ja ma saan aru, et nendega siis vedu ei võtnud? Ei. Okei. Millega te muidu vabal ajal tegelete, et kas te käite tööl? Vabal ajal... Ei käi. Vabal ajal, kas te käite tööl? Ja, ma käin tööl. Okei. Aga vabal ajal, millega te tegelete? Ei, nagu üritan siin aktiivne olla selles mõttes, et käia väljas jalutamas ja tõkka sporti teha. Pedomendi video, jah. Kas teil on mentaalse tervisega probleem, et mingi depressioon, ärevus näiteks? Ei ole. Aga kas te nagu ei arva, et see nii-öelda ühiskonnast eemale tõugatuse tunne, kas te arva, et sellega oleks professionaalset abi teil vaja? Sest nagu praegu tundub, et vaadates, mis nagu, kuhu me oleme jõudnud, siis tegelikult ju oleks nagu kindlasti seda ju mõistlik teha. Sest ju praegu, ma arvan, et ei ole võib-olla liiga öelda, et aga Ime siin ütleb, et vaata, mis ta striime. Kodara moderaator oli siin ühes osas ju. Ma üritan paremini toime tulla endaga. Et selliseid... Hyundai fänn või mis ta nimi oli? Kunagi enam ette ei tuleks. Aga kas ma arvan, et oleks hea võib-olla, kui me näiteks mõnele teie tuttavale pereliikmele helistaks ja siis teavitaks neid sellest, et te saaksite nagu koos sellega tegeleda. Et siis ongi nagu näiteks keegi, kes saab nagu nõu anda, abi teile anda tulevikus, kui te tunnetegi ennast kuidagi halvasti. Ja siis võib-olla ongi nagu koos on nagu nii-öelda lihtsam seda teha, et ongi nagu veel üks nii-öelda vaatepunkt, et mida teha ja nii edasi. Ei ole vaja selles mõttes. See, kes pränki tegi või? Ei olnud too. Ma kirjutan ise sõbrale. See oli enne teda. Oli mingi tüüp. Ei ole. Okei. Olete te kindel, et te saate üksi hakkama, te olete neid vaimselt nii tugev? Jah, ma saan hakkama. Või kuidas meie saame kindlad olla, et te saate üksi hakkama? Sest ma ei taha enam teist korda sellise seltskonnaga siin ükskõik kus nagu koos olla. Kas te hetkel kahetsete seda, et te tegite seda või seda, et te... Ta on ülemus admin nüüd. Ei, ma kahetsen seda, et ma üldse nagu tegin juttu alaealisega. Aga ma veel küsiks ka seda, et kas te tõite alaealisele ka alkoholi? Kahjuks tõin küll. Aga mille jaoks?
jah, see on järgmine libastus, et aga ikkagi mille aga jaoks? ei. Mitte midagi sihukest mõtet, mitte mingisugust tagamõtet, mitte midagi Lihtsalt vasakule. niisama alkoholi kaasa. No kahjuks küll jah, käisin just poes. Mille üle teil kahju on siis? Ah? Mille üle teil kahju on siis alkoholi kaasa? Et ma nagu läksin kaasa sellega, et näita, mis kotis on. See on kahjuks viga. Ma hetkel arvan, et ei mõista seda, et mitte keegi ei usu teie valesid. Mitte meie ega inimesed, kes vaatavad. Tõtt rääkida oleks palju parem. See ongi tõsi. aga mida te näiteks siis nüüd, kui te lähetegi koju, mida te siis tegema hakkate? Kuidas te endaga tegelema hakkate? Sisestan endale seda, et ei ole vaja alaealistega suhelda. No türa mine koju, mingi tao pihku lihtsalt kindel putsina. seltskond. Kuidas saab Kuidagi nii hull olla olukord, nagu et saab tegeleda mingi sellega, lastega et- kuskil internetis. Kuidagi nagu paremaks inimeseks. Tule saame mitte kokku, nagu mida suhelda alaealistega. Ega ka mingi Pornhub on tasuta Valida. ju nagu halloo. kellele suhelda. aga kindlasti ärge siis alaealistega seksijuttega Ei. rääkige. Ja praegu te põhimõtteliselt, mida te tulite üldse praegu tolle 14-aastasega tegema? Mitte midagi, lihtsalt niisama kokku saama. Okei. Kahjuks oli mul hea alkohol kaasas. Aga te tulite ööseks jääma. Kelle juurde? Tuleksite siis 14-aastasega samas voodis maganud. Ei oleks. Ei oleks oli muidugi. ju kaisutamisest. Jah. No kuidas ilmselgelt oleks ju kaisutamiseks läinud, olema ausad. Olema ausad, ärme valeta mitte kellegi. Kui alkohol ka ju veel mängus on, siis ju inimesed ei mõtle enam üldse veel selgelt. Ja libastada veel rohkem. Praegu räägite libastamisest. Siis oleks kahjuks olnud küll jah, aga Oleks seksiks ka läinud siis ju. ei, No miks? Kas teil kondoome kaasas pole? ei ole. Oleksite ilma kondomita pandud. Aga kui te poleks vahele jäänud, kas teil oleks ikka kahju? Kui ma poleks vahele jäänud, kas mul oleks ikka Ausalt ei oleks kekk või oleks koera boosis põrandal gebbinud. Türa mul läks pets putsi nagu. Päris nii. ja äkki te oskate seletada, mis oleks juhtunud, kui meid praegu siin Ma arvan, et tal ots tilgub juba. mitte mingisugust käperdamist nagu oleks olnud. Ausalt ei oleks, muidugi. No, ja kahju. Ma oleks kaisutanud, aga ma ei oleks käperdanud. Kui te ütlete, Ei, et muidugi, räägite muidugi. ausalt. Ma olen üliaus preelt. Te oleksite tulnud siia, on ju, teil on see alkoholikott kaasas, te oleksite selle tüdrukule andnud, te oleksite läinud tüdruku juurde, te oleksite joonud, vaadanud telekat, kuulanud uudiseid, öelnud head ööd ja siis magama läinud. Ma saan aru praegu niimoodi, aga kas see reaalselt nagu vastab tõele ka või kuidas see nagu välja oleks näinud, kui meid siin praegu ei oleks? Täis pangale muidugi. Aga sealt kaisus olemisest nagu kuskile kaugele. Nad võiks ta läbi ka raputada, tal on raudselt kuskil mingi taskutes, mingi kondossid ka kaasas. Ma olen nii kindel. Ma ei imesta, kui tal isegi selles samas punases kuradi Rimi kotis on need kondossid sees. Aga kui 14-aastane tüdruk oleks ise tahtnud, Ei. Ja siis ta räägib mingi, et ma ei oleks midagi teinud. et ei oleks talle kätte Mida sa ei oleks teinud, kui sul kondossid kaasas on? Temaga seksida ja Come on. andsite talle siukse mulje, et te tahate seksida. Ja alkohol on ka mängis. Aga kui palju te üldse tõite 14-aastase tüdruku jaoks alkoholi? 2 pudelit kahjuks. Kas Kahjuks. võime näidata? Ja õlu on... No nii, näita ette. Aga kas te ei arva, et 2 seda suurt pudelit on liiast? Sest kui 2 suur on džinni. nagu teie arvates tavaliselt 14-aastane? Nagu kehakaalu poolest. Aga siis Noh. Ja kas siis nii väikse kehakaalu jaoks pole seda väga palju? Seda on väga palju. aga kuidas teil muidu alkoholiga suhted on? Joote te palju, mitte? Ei joo palju. Aga ma arvan, et võtame asjad kokku, et mis te siis lõpuks õppisite? Õppisin seda, et mitte alaealistega suhelda. Miks? Sellepärast, et ja ega ka mitte, kuidas ma nüüd seletan, Härra Tuutsidega ei ole probleem. vaid selles kokkusaamises ja Mitte isegi kokku vaid saamises. seksuaalselt ei tohi nagu ka suhelda ega ka siukseid mõtteid nagu mõlgutada alaealisega. Ja Aga miks, ma küsiks, miks nagu sellel on põhjus, miks ei või? Või miks see nii-öelda sest sellepärast, et inimene alles kasvab, neiu alles areneb
ja seda nagu ei tohi rikkuda ja mis mõttes , mis asi tal areneb ? neiu alles kasvab välja selle , nagu kasvab nagu muutub Tere, see on nii räi . kuidas sa muutud täiskasvanumaks ? aga miks te tahtsite siis ära rikkuda täna ? see on nii räige , vaata mitte . ma ei tea , ma ei saa kuulata seda . jah , ometi ma olen siin . ja kuidas te siis ei tahtnud ära rikkuda ? sest nii kaugele ei oleks asi läinud . aga me ei saa seda garanteerida , kui te nii ütlete , kui nii siis ütlete , siis see on teie arvamus . juba oli läbi ja jälle alguses tagasi , jah ? mis mõttes ? räägite mõne enda lähedasega , te otsite abi , nõu . näidake mulle seda pedomiilitsat veel . ta võiks mingi emoodi veel lõppu panna . Te ise rääkisite ka , et te juba tunnete ennast ühiskonnast eemale tõugatuna , siis no ma nagu ei taha kuidagi isiklikult öelda , aga mulle vähemalt isiklikult tundub , et sellises olukorras oleks kindlasti abi vaja . ja sest noh , ja professionaalselt . ja mingi emale ei tehtud see ei ole , kas või sõprade tuge . ja sest see ei ole nagu häbiasi , te olete niikuinii juba libastunud . me kõik teame , et on probleemid , mingid , sellel on mingi pedoment tõmbas kaldkriips ees liipi lihtsalt pargis , see on küll mental . mõtestada , kui teie ei suutnud seda täna siin lahti mõtestada , siis ma see on küll mental selles lihtsalt . mõttes ise soovitaksin ka , et professionaalselt kellega on au , peremees , lihtsalt ees liip . igasuguseid arste ja nii-öelda professionaale , kes sellise asjaga tegelevad , et see , Väga see ei ole hull. lihtsalt see , et ma ütleks teile , et minge ravile või midagi , see on lihtsalt see , et teie elu oleks parem ja me saaksime vältida . just , et üksi , sest tegelikult üksi on ju päris raske nii-öelda rabeleda ja kui ei saa päris täpselt võib-olla isegi aru , milles see probleem on , siis ongi mõistlik mõne professionaaliga läbi rääkida . saab uue vaate anda ja saab selle tõttu ennast parandada . just , sest mitu silmapaari on mitu silmapaari , saab erineva nurga alt nii-öelda vaadata , mis need probleemid olla võivad , kus see nii-öelda tekib ja mida iganes . täiesti nõus . suur aitäh Pedomendile selle video eest . oli väga sisukas video . lõppu oleks võinud ikkagi ühe kõne ta emale või isale ka ikka läbi suruda , ma arvan . ja special thanks to Pedomiilits , väga mõnusad emoodid ja geniaalne algus . kaldkriips ees liip pargis panna samal ajal , no see on lihtsalt maasikas . geniaalne lahend . väga meeldis , väga hästi tehtud .